teid kõiki siis vaimsesse teatrisse, kus me sinuga 8 teeme. Toon väikse näidendi. Sina armastad mind kogu südamest. Annad ennast kõik, sest sina oled Jumal näiteks, eks ju. Kõik, millest ma koosnen, elemendid, energiad, kõik sina võimaldad. Sina hoiad alal, sina oled loonud, eks ju. Mina ei ole midagi loonud. Mina olen ka sinuga koos, aga ma olen sinu ära unustanud või ma ei pane tähele. Võib-olla midagi on, ei ole, oled või ei ole. Ja mina naudin seda kõike, eks ju. Ja mis siis tekib? Ütleme nii, et sul ei ole probleeme, sest sinu südametunnistus on puhas, sa oled endast parima andnud ja sa ei tule ka minu valikuvabaduse vahele, eks ju, armastuse valikuvabaduse seadus, et sa näed ju, et sa tahaks, eks ju, sa saadad mulle igasuguseid märke läbi pühakute, kirikute, palvete, pühakirjade, läbi emakese looduse, igast märke, et sa oled olemas ja sa oled kogu aeg, me oleme ühenduses. Aga ma ei pane ikka tähele, natuke panen, aga ma ei näe sind nagu. Kuigi me nagu, algselt me oleme, eks ju, lahutamatu, üks pere, sina armastad mind, mina sind, ma olen selle ära unustanud. Ja sa lased mul ka valikuvabaduses siis nagu eksida, saada see kogemus ja lõpuks hakata otsima, saada aru, et nagu läbi käia see kõik see kehalised samastamised ja hankarad, vale ego asjad, mateeria, vaimu siis nagu erinevad momendid aga sa oled hästi kurb, sa oled Jumal, sa oled kurb. Aga samal ajal sa oled loonud selle koha, see mäng, eks ju, valikuvabadus, nagu ma ütlesin veel kord. Ja see emotsioon on ka nagu, võib öelda, et Kristus ütleb, et Jumal ja inimesed oma näo järgi. Et ma kujutan ette ka, et Jumalal on nii kurb nagu mind vaadata. Ja võib-olla kedagi veel, eks ju, et ta nagu kõik annab, vaimse õpetaja, kõik informatsiooni, pühakirjad, eks ju, jumalused, värvid, lõhnad, maitsed, ilusad hetked looduses ja nii edasi, sõbrad, nali, kõik huumor, eks ju, igatsused, nii palju kõik on tema andnud ja kõik on alal hoidnud sina, eks ju, et sa oled Jumal, meil on näidend ju. Aga mina olen ikka lällele, ma ei pane tähele, eks ju. Ja see ongi see on nagu see draama, eks ju, selle näidendi draama. Et see on nagu ühepoolne liiklus. Et Jumalal on kõik hästi, ta on iseenesest täiuslik, eks ju. Tema on kõik õied, temal ei ole kadedust seal, iha, viha, eks ju. Või tahab ekspluateerida, eks ju. Temal on oma vaimne maailm, vaimne taevas, eks ju. Öeldakse ka vaimsed planeedid, kus ta puhaste hingedega, eks ju. See on suurem osa kogu loomingust. Aga materiaalses maailmas on siis sellised valikuvabaduse raames hulpivad, mulle minu väiksed jumalad mängivad, eks ju, õnnetud hingekesed. Ja Jumal on nii kahju, ta ei anna alla, ta saadab jälle meie teele mõne puhta hinge või sisemiselt ülihinge püha vaimuna seest annab mingid meile märke, asju, sümboleid ja ma ei tea, unenägusi ja igast momente, et vaikselt kogu aeg kutsub, eks ju. Sest tal on nii kurb meie pärast. Sinul on ka nii kurb minu pärast, eks ju. Me oleme koos, elame, me oleme nagu lahutamatud, eks ju, sa oled Jumal ja mina olen väike elus olend, eks ju. Ja sa nagu ootad, eks ju. Ja ootad rohkem või igatsed minu järgi, kui mina sinu järgi, sest mul on nagu siiamaani suhteliselt ükskõik, ma lihtsalt vaatan, kuidas saaks rabada, eks ju, kuidas ma saaks seda austust ja küllust ja seda kontrollida, seda värki kuidagi sisse seada siia, kuigi ma tean, et vikati mees on nurga taga.